Tänase koolituse teema on uut hädavalgustuse standardites ja teie koolitajaks sellel teemal on osaühingus Tiiu Tamm inseneribüroo Tiiu Tamm. Ja annangi nüüd sõna Tiiule. Palun. Tere päevast ka minu poolt. Aga lähme edasi, et sellel slaidil on siis välja toodud standardid ja seadusandlus natukene nii nagu ta on, kuna ma ise kuulun EVS TK24 valgus- ja valgustustehnika komiteesse, see on siis Eesti Standardiameti juures olev komitee, siis ma käsitlen tänases loengus ainult meie komitee valdkonnas olevaid standardeid, kuid lisaks on veel ka standardeid, mis kuuluvad tulekahjusüsteemide ja tuletõrjesüsteemide valdkonda, lisaks on madalpingesüsteemides eraldi tehtud pühendatud osa ka hädavalgustusele, et neid me täna siin ei käsitle, et selleks on teised lektorid ja sealt tuleks siis teie jaoks nagu juurde õppida. Nüüd, mida ma tahan siin teile mainida, et täna, kui me vaatame tuleohutuse seadust või vaatame seda määrust number 17 ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded, siis need on tegelikult iganenud. Ja kui käesolevat seda 1838 standardit hakati uuendama, samamoodi ka standardid 50-172, siis oli meil juttu ka Päästeametiga, et tuleb ka uus seadus, tuleb ka uus määrus või täiendatud määrus, kuid paraku see, mis pidi tulema 2025. aasta alguse kehtivusega, see jäi üldse tegemata. Sel lihtsal põhjusel, et Ukraina sõda viis fookuse hoopiski varjendite ehitamisele ja täna oleme natukene sellises nutuses seisus, kus määrused ja seadused räägivad veel 2013. aasta standardinõuetest ega siis arvesta tegelikult seda, mida kogu maailm näitab, et peab olema rohkem ja palju põhjalikult läbimõeldum hädavalgustuse lahendus erinevates hoonetes. Ka räägin teile hästi lühidalt 6598/2/22 standardist ja võib-olla vaatate, et miks siin on ainult see osa 2.22, kui esimene osa on hästi kopsakas, kuskil vist 300 lehekülge, kui õigesti mäletan, ja räägib üldnõuetest, ohutusnõuetest, siis selles osas 2.22 on ainult üks slaid, lihtsalt, et te mõistaksite, kuidas tähistatakse täna hädavalgusteid, mis on juba standardis sees aastast 2014, sest peab ütlema, et ka Päästeametile, kui ma neid asju tutvustasin, siis oli nende jaoks see üllatus, et võimalikult rohkem teile tööriistu kätte anda, siis räägime ka sellest.